aga tere tulemast Muudatuste klubi teisele üritusele. Meil on täna 1,5 tundi, et koos rääkida Directo kogemuslugu just muudatuse juhtimise aspektist ja kuidas neil läks. Ja ma palungi siis võib-olla otse Ekkel öelda mõned avasõnad ja siis läheme juba Beriti juurde. Ja tere ka minu poolt ja suur aitäh teile, et olete leidnud aja meiega täna siin ühineda. See on meie jaoks väga suur asi, et selline väikene kogukond on tekkimas ja mõnes mõttes tõesti ajal, mil väga paljud organisatsioonid on muudatustest küllastunud. Võib tunduda, et muudatuste juhtimine on keerukam kui kunagi varem. Et meie eesmärk on just sellel ajal rääkida positiivsetest lugudest, kuidas muudatusi on õnnestunud ellu viia ja koos vahetada mõtteid selle üle, millised tegurid on edule kaasa aidanud. Nii et see on põhjus, miks me Muudatuste klubi käivitasime. Tundus, et on õige hetk, õige koht selle jaoks Eestis. Ja eelmine kord oli siis teie ees olid CMA, CGM juhid, kes jagasid teadmist ATKAR mudelist, kuidas siis seda hästi rakendada juhtimises, muudatuste juhtimises. Siis sellel korral on põnev lugu, pilguheit tegelikult digitaliseerimise maailma, et kuidas sellised ärilahendusi rakendada targal moel, mõeldes muudatuste juhtimisele, inimfaktorile, inimkomponendile ja digitaliseerimine, IT-süsteemid, uuendused on ju enamikes organisatsioonides suur teema, nii et oleme palunud Berit Veske, Directo tegevjuhi jagama siis kogemust ühest koostööprojektist teiega kohe ja Beritiga koostöö oli hästi inspireeriv juba sellepärast, et kogu selle projekti vältel oli tõesti tegemist juhiga, kes väga hästi uskus sellesse, mis tuleb teha ja miks see on vajalik. Ja ma arvan, et see on juba pool võitu tegelikult muudatustes. Nii et loodame kuulda lähemalt, kuidas teil läks, mis te tegite. Tere tulemast, Berit, suur aitäh sulle, et oled meiega. Ja, tere ka minu poolt. Nagu mind sisse juhatati, siis olen Berit Veske. Töötan Directo äritarkvara juures tegevjuhina kohe juuli alguses saab 2 aastat, aga tegelikult minu karjäär Directos on olnud 11 aastat pikk. Ja ma alustasin tarkvarakonsultandina, üsna pea liikusin edasi juurutusprojektide juhiks, ehk mul on päris kogemus põllult, kuidas need asjad ikkagi käivad, sellepärast tunnen ennast täna üsna kindlana, ma tean, millest ma räägin, mis on need väljakutsed, valukohad ja samas ka see, mis on need edutegurid, kuidas projektid võimalikult hästi läheksid. Ja lisaks sellele enne tegevjuhi ametit õnnestus mul paar aastat juhtida ka kogu projektijuhtide meeskonda. Ehk sealt tekkisid need esimesed tunded ja vajadused, et äkki lisaks projekti juhtimisele on veel midagi olulist, et need projektid õnnestuksid. Aga ma jagan alustuseks oma ekraanilt, võib-olla siis nendel slaididel täna on selline pigem toetav roll, pigem räägin siis teile Directo kogemuslugu sellest, kuidas meie muudatuste juhtimiseni jõudsime, mida me siis tegime, et meie muudatused oleksid hästi juhitud ja võib-olla ka see, et miks need muutused nii olulised meie ettevõttes on ja miks neil on nii suur roll, et eks igas ettevõttes tuleb muutusi ette, aga meie oleme kuidagi veel eriti tihedalt seotud. Aga selleks, et tekitada väikene taust, loomulikult head kuulajad, ma loodan, et kõik teavad, mis asi Directo on ja äkki paljud teist kasutavad ka, aga et tekiks kontekst, siis ma mõne sõnaga räägin, mis asi see Directo äritarkvara on ja kuidas ja kellega me siis igapäevaselt töötame. Directo on 100% Eesti kapitalil põhinev äritarkvara terviklahendus, kus on võimalik siis kogu oma ettevõtte äriprotsess ära kajastada. See tähendab, et tarkvaraga on seotud väga palju erinevaid inimesi ja töötajaid ettevõttest. Me oleme seda tarkvara pakkunud juba 22 aastat. Nüüd siin slaidil on selline väike graafik, mis ilmestab seda, et me pidevalt kasvame.
kasvuga käivad kaasas ka muutused ehk me ainult ei juhi siis tarkvara juurutusprojekte ja neid muutusi kliendi ettevõttes, vaid see graafik annab ka väikse aimu sellest, kui palju muutusi ja muudatusi me oleme pidanud oma ettevõtte sees tegema tänu sellele, et me pidevalt kasvame. Et kasv on tore asi, aga kui protsessid ja inimesed selle kasvuga kaasa ei tule, siis võib olla päris keerulisi hetki. Ehk muutustega me oleme seotud nii sisemiselt kui ka siis oma kliendiprojektidega väliselt. Aga kuidas see kasv ikka teisiti tuleb, kui nii, et meil on olemas väga hea meeskond. Täna on Directo Eesti kontoris juba üle 50 inimese, kes igapäevaselt panustavad sellesse, et Directo kliendid oleks rahul, tarkvara areneks edasi, kasutajad oleksid toetatud, projektid juhitud, toode oleks juhitud. Et selline see seltskond meil täna on. Ja Directot kasutatakse üle 4400 ettevõtte siis 75 erinevast riigist. Väga lai kasutus, väga erinevatelt tegevusaladelt on need ettevõtted. Selle kaardi meie turundus üsna hiljuti joonistas valmis ja see on asi, mille üle ma olen päriselt väga uhke. Et eks me iga päev näeme vaeva selle nimel, et see kaart läheks aina Directo sinisemaks, et siin Euraasia mandril veel üks hall haiguke on, kuhu peaks minema ja Aafrikas ka veel on ruumi ja Lõuna-Ameerikas. Aga tegelikult meie koduturgudeks on Eesti, Läti, Leedu ja Soome. See tähendab seda, et need on riigid, kus meil on püsiesindused, kus me toetame ja juurutame kliente nendes riigikeeltes. Aga kuidas see siis võimalik on, et neid riike meil nii palju on, et ettevõtjad tavaliselt tegutsevad väga paljudel erinevatel turgudel. Kui nad saavad siit hea kogemuse tarkvaraga, siis nad reeglina võtavad selle tarkvaraga mujale kaasa. Et see on see viis, kuidas me oleme nii laialt levinud ja kasvanud. Ja meil on kliente väga-väga erinevatest valdkondadest. Et siin on mõned logokesed, keegi äkki tunneb enda oma ära, keegi äkki tunneb oma kliendi või oma hankija ära. Keegi äkki tunneb ära ettevõtte, kus ta eraisikuna midagi ostmas või mingit teenust tarbimas käib. Et need logod võib-olla annavad ka aimu sellest, kuivõrd erinevate tegevusaladega meie kliendid on. Et alustame teenust pakkuvatest ettevõtetest. Meil on väga palju jae- ja hulgimüügi ettevõtteid, meil on tootmisi, seega advokaadibüroost lihatööstuse ja majatootmiseni kõik mahuvad Directosse ära. Me pakume standardlahendust, see tähendab seda, et see standard peab olema hästi peenelt seadistatav, et ta kõigile võrdselt hästi sobiks. Kui miski on hästi seadistatav, siis see nõuab inimesi, kes seda teeksid ja see nõuab ka kliendi poolt head siis sellist ettevalmistust, mida neil täpselt tarvis on. Et see annab natukene edasisele jutule konteksti, kus need meie muutused siis peituvad ja milliseid väljakutseid meie teel võib ette tulla. Aga selleks, et veel seda tausta natuke avada, ma räägin sellest, mis see Directo äritarkvara on. Ja vaadake seda juttu ja seda slaidi selle pilgu läbi, et kui ettevõttest tuleb kasutusele uus äritarkvara ja kõik need asjad, mis ma siin olen loetlenud ja millest ma kohe räägin, saavad ettevõttes muudetud või teistmoodi korraldatud, kui suur selle muudatuse ulatus siis on ja mis need aspektid on, mis ettevõttes veel võivad muutuda lisaks sellele, et lihtsalt võeti üks uus programm kasutusele. Funktsionaalne ülevaade siis Directos on võimalik lahendada kogu ostuprotsess. Directos on võimalik lahendada kogu müügiprotsess, alates pakkumisest, tellimusest, arvest, lepingutest ja lõpetades sellega, et teha müügieelarve näiteks. Directos on olemas kogu lao ja logistika pool. Laod võivad olla füüsiliselt erinevates asukohtades ehk kõik see, mis sellise protsessiga ja sellise protsessi juurutamisega kaasa tuleb, võite aimata, mida see tähendab. Directos on olemas projektijuhtimine nii aja kui raha vaates. Meil on olemas palga, personali ja tööaja arvestus.
väga tundlikud teemad inimeste jaoks, eks. Meil on olemas tootmismoodul, tootmises siis võivad tööl olla ka sellised natuke vanemaealised inimesed, kes äkki üldse ei kasutagi arvutit igapäevaelus, programmidest rääkimata, kuidas nendele inimestele see muutus viia nii, et nad tunneksid ennast turvaliselt, hoitult ja toetatult. Directos on olemas finantsarvestus ja ka konsolideerimine. See on üks koht, milles me peame ennast väga tugevaks. Konsolideerimise sõna ise viitab sellele, et tegelikult võivad seotud olla mitmed erinevad ettevõtted, mitmed erinevad asukohad, isegi mitmed erinevad riigid ja kultuurid, kui me läheme oma tarkvara siis juurutama. Ettevõtte varandus, põhivara ja väikevahendid saavad olla Directos kajastatud, nende liikumised, nende asukohad. Kõik, mis puudutab siis Customer Relationship Managementi ehk kliendihaldust, CRM-i, saab olla Directos kajastatud. Pluss hulgaliselt väliseid integratsioone erinevate teiste lahendustega, riigiga, pankadega ja ka sellised custom-made integratsioonid. Ehk me suudame teha liideseid ka näiteks e-poega, mis võib olla kliendil juba olemas või mingi väline tarkvarajupp, mis on ülioluline ja peab säilima. Ehk kui te vaatate sellele funktsionaalsusele otsa ja mõtlete selle peale, et ettevõte nüüd otsustab, et me vahetame tarkvara, siis ega väga ei jää inimesi sellesse ettevõttesse, kes ei saa sellest muutusest mõjutatud olema. Et kõik inimesed võib-olla tõesti on keegi koristaja kuskil või veel mõni väga selline toetav või outsourcitud roll, keda see muutus ei mõjuta. Kõik teised inimesed peavad hakkama midagi teisiti tegema, peavad oma töö ümber mõtestama, peavad võib-olla mingist osast käsitööst loobuma, saavad mingeid tarku uusi vahendeid juurde. See kõik on vahva, aga see eeldab, et väga suur hulk inimesi peab igapäevaselt oma tegevust muutma. Ja inimloomuses on see, et me kõik tahame muutuseid, aga mitte keegi ei taha muutuda. See on selline tõesti praktikast tõestatud fakt, et kõik on õhinaga kaasas, aga kui peab midagi tegema hakkama ja eriti veel teisiti tegema hakkama, midagi uut õppima, siis mõnedes inimestes see entusiasm kaob. Absoluutselt. Nii, aitäh, Berit. Enne kui me lähme juba sinu jutuga edasi ja vaatame, kuidas see muudatuste juhtimine, siis kuidas te juurutasite ja kuidas see protsess välja nägi, siis ma põrgataks tagasi nüüd kuulajatele, et harjutame natukene sellesse teie käest ka küsimist. Eelmisel korral töötas väga hästi meie Poll Everywhere küsimustik ja panin selle lingi teile sinna chati. Ja kui te sellele lingile lähete, siis avaneb teile tegelikult siis üks küsimus. See küsimus on selline, et kui suur roll on teie arvates uute süsteemide juurutamise õnnestumisel, töötajate kaasatusel ja muudatuste juhtimisel? Ja keegi kiirem juba sai selle lingi peale, et saate veebibrauserisse või telefoniga. Ja kui Berit tõi välja, kui palju Directo tegelikult ka pakub ja mida kõike saab juurutada, integreerida, et siis tõepoolest ma ei kujutaks ette, et seda saaks teha ilma töötajate kaasamise ja ilma sellise süsteemse muudatuse juhtimiseta. Just, väga hea, väga õige vastus ja väga tore, et teil on õnnestunud Poll Everywhere'i sisse saada ja link töötab. See on selline soojendusküsimus ja siia otsa ma tegelikult küsiks järgmise küsimuse ka. Ja see järgmine küsimus on siis lahtine küsimus ja selle, kui te nüüd mõtlete oma projekti peale, oma ettevõtte või oma tiimi peale, et mis on siis olnud teie tiimi või ettevõtte väljakutsed uute süsteemide implementeerimisel? Ja et kui ma oma personalijuhi kogemuse peale mõtlen, siis on väga palju olnud just palgasüsteeme, töötajate puhkuse süsteeme. Seal on väga palju erinevaid väljakutseid, et kas keegi ei tule kaasa. Ja väga hea, aitäh
just, et me läheme tegelikult ju muutma harjumust, jah, et ma varem olen nii teinud, et miks ma pean naa tegema. Et tuleb just meelde sihuke töötajate süsteem, kus kõik läks väga automaatseks, aga see automaatne tähendas, et midagi pidid töötajad rohkem tegema kui raamatupidajad ja personalitöötajad ja see vajas harjumuste muutumist. Ja. Nii, väga hea järjepidevust, muudatuse selgitamise vajadus vanades ja harjumuste muutmine ja see on väga oluline tõepoolest. Ja liiga kaua aega läheb, see analüüs ei kaasata piisavalt. No, et mis see väljakutse on, kuidas leida seda ühisosa ja mis lõpuks annab sellele kaasamisele väga palju kaasa. Väga palju häid vastuseid tuleb edasi ka, et kõik need vastused nii täpselt nagu eelmisel korral paneme need mõtted teile kõigile järel meili kaasa ka. Saate vaadata, et mida siis erinevad inimesed on öelnud, et mis need väljakutsed täpsemalt on, et on huvitav pärast vaadata. Berit, kuidas sulle tundub, et kui sa lugesid seda loetelu, et kuivõrd hästi õnnestus teie projektis või need teemad nagu väga õiged asjad, et harjumuse muutmine. Mulle väga meeldis, et toodi välja see, et on inimestest ka hirm, et mis selle muutusega kaasa tuleb. Äkki ma muutun ebavajalikuks. See viib meid kohe ühe järgmise asjani, mis kordus mitu korda. Vastupanu. Kui on võimalus, et mind enam vaja ei ole, loomulikult ma töötan vastu sellele asjale. Seda ei tohi tulla. Et väga õiged asjad. Ma näen, et meil on siin koos inimesed, kes on ilmselgelt mõnda sellist projekti juhtinud või selle sees osaline olnud. Ja, väga õiged ja ma korra näitan siin kahte uuringu tulemust ka, et üks on meie enda siis vasakult kätt meie enda tehtud uuring ja paremat kätt on McKinsey 2 aastat vana küsitlus, kus oli 1700 tippjuhti, kus siis tuli välja, et digitaliseerimise projektid on keskmiselt 45% vähem tulusad kui neile seatud ootused ja kõigest 10% suudab neid ootusi ületada. Ja, et siin on see muudatuste juhtimise roll väga suur, mis kindlasti toob seda protsenti ülesse. Ja nüüd meie enda uuring, see on 2018. aastal tehtud, kus tuli välja lisaks kõigele muule väga huvitavale, et kõigest 25% organisatsioonidest saavutab oma muudatusprojektidega piisaval määral soovitud tulemusi ja 1/4 siis, mis on päris mõtlemapanev number, et kuidas siis ikkagi seda muudatuste juhtimist, inimeste kaasamist paremini ja süsteemsemalt liigutada, juhtida, sest enam kui 80% organisatsioonidest ei puudu kokkulepitud lähenemine muudatuste juhtimisele. Ja sellise uuringu me tegime 2018. aastal ja enne kui me veel Beriti jutuga edasi lähme, siis mul on hästi hea meel välja kuulutada, et sellel aastal me teeme selle uuringu taas. Me vaatame, kuidas on siis võrreldes 2018. aastaga muutunud need numbrid ja kuidas on siis võrdlus ülemaailmse tendentsiga, sest ka ProSci teeb taolisi uuringuid ja me saame ka võrrelda siis ülemaailma neid tulemusi, aga selle jaoks on siis meil teie kõigi abi vaja, et ma panen täna siia chati kohe, kui Berit jätkab, ka siis lingi muudatuste uuringu küsimustikule, kus ma palun, et võtaksite natukene aega ja vastaksite, et me need head tulemused saaksime ka teieni tuua. Ja kui te seal on 15 küsimust, mitte kohe ei pea hakkama vastama, vaid kas siis natukene hiljem või kuidas teil endal aega on, väikse kohvitassi kõrvale, et mõelda, et kuidas teil muudatuste juhtimisega teie organisatsioonis on. Ja tänutäheks me siis kutsume teid oktoobris ühele toredale töötoale, kus me neid uuringu tulemusi ka tutvustame ja räägime ka siis eduteguritest, mis muudatuste elluviimisele kaasa aitavad. Et kindlasti väga kasulik nii meile kui teile, paneme selle info pärast hiljem ja e-maili
üles ka. Nii palju siis sellest muudatuse uuringust ja vahele ütlen ka, et kohe, kui teil nüüd Periti jutust ka küsimusi tekib, et saate panna chatti, ma jooksvalt jälgin ja saan siis ka küsida. No nii, aga Perit, kuidas siis see juurutusprotsess välja nägi? Ma räägin siis edasi sellest, kuidas me muudatuste juhtimiseni jõudsime, mis meil olemas oli ja mis me mõistsime, et meil on veel puudu või väljakutseks, et need muudatused paremini õnnestuksid. Natukene siia ette veel, et mida me peame siis muudatuste juhtimiseks või millised need projektid meil on. Ma enne rääkisin pikalt sellest, mida siis äritarkvara võimaldab. Andsin teile natuke konteksti, et kui me hakkame seda äritarkvara juurutama, kui palju inimesi sellega seotud on, siis edasi liigumegi selle juurde, mis meil olemas oli, mida me juba tegime. Meil olid justkui olemas töötajate kompetentsid, ehk meil on hea meeskond, kes tunneb meie toodet, kes oskab laitmatult juhtida projekti, suudab arvestada ajakavade, rahade, ressurssidega. Meil on edu toetav sisemine protsess, ehk kõik inimesed teavad, mis on nende roll selles projektis, kuidas teha nii, et arendused saavad õigel ajal valmis, et kasutajatugi võtab õigel hetkel telefoni vastu, et projektijuht oleks kättesaadav ja olemas. Meil on justkui laua taga ka motiveeritud klient, et ega me külmasid kõnesid ei tee ja kedagi selliselt tarkvara juurde ei kutsu ja ei värba. Tavaliselt ikkagi kliendid jõuavad meieni, sest neil on mingi probleem või kaasus lahendada. Nad tahavad oma äri paremini juhtida, tahavad targemat tööd teha. Ja meil on olemas ka mõlema osapoole ressursid selle projekti edukaks elluviimiseks, ehk inimesed on motiveeritud nõus panustama. Kui me kõik need aspektid kokku paneme, siis võiks ju arvata, et tuleb välja küll, aga alati need projektid ei olnud 100% õnnestumisega. Meil oli projekte, mis jäid lihtsalt pooleli, nagu keegi ka enne välja tõi, et kestab ja kestab, lõppu ei tule. Meie anname endast, klient annab endast, aga siiski asi kestab 2 aastat ja need tulemused, mida alguses sooviti, võib-olla lõpuks neid ei saavutatagi või pool meeskonda väsib poole tee peal ära. Oli projekte, kus me läheme just õiget asja lahendama, tegelikult tee peal mõte muutub, tahame hoopis midagi muud, võib-olla selgub kuskil tee peale, et tegelikult ei olegi praegu aega sellega tegeleda, teeme need esimesed ja tähtsad asjad ära, küll me siis tulevikus vaatame edasi. Ärge nii tehke, ma tean, tulevikus ei vaata midagi edasi, siis inimesed juba harjuvad ja hakkavad kasutama nii nagu esialgu juurutati. Ehk meil oli väga palju häid asju olemas, aga see miski oli puudu. Ja seda miskit me hakkasime otsima muudatuste juhtimisest. Ehk ma läbisin ise kõigepealt muudatuste juhtimise sertifikaadi koolituse. Loomulikult sellepärast, et see teema on kasulik, oluline ja mul on enda töös ka seda päris palju tarvis, aga teiselt poolt selle jaoks, et enne kui me läheme oma müügimeeskonnale ja projektijuhtidele sellist uut tööriista ja mõtteviisi koolitama, ma saaksin olla kindel, et see on päriselt see miski, mis meil puudu on. Ja selle koolituse üsna alguses jagas EKE sellist BCT projekti edutegurite 3 nurka. Ja siin oli minul taipamine, et me tõesti väga hästi tegelesime selle 3 nurga, edu 3 nurga, 1 nurgaga. Meil oli väga tugev projekti juhtimine. Me teadsime projekti aega, me teadsime kulu, me suutsime skoobi paika panna, me teadsime, kuidas arendada, kuidas juurutada oma tööriista. See kõik oli olemas ja paigas. Mis ei olnud nii hästi või oli tehtud nii, nagu praktikas parem tundus, oli muudatuste juhtimine ehk kogu see inimestega seotud pool. Meil oli tunne, et meie teeme oma tööd hästi, siis järelikult ka klient teeb oma tööd hästi. Järelikult on need inimesed seal teisel pool lauda kuni lõppkasutajani kõik väga hästi motiveeritud. Nad on altid omaks võtma ja lõpuks siis kasutamise harjumust endast tekitama. Tegelikult see nii ei ole.
ja isegi kui me teadsime, et see päris nii ei pruugi olla, siis meil olid käed justkui selja taga, et mis me siis teha saame. Ega me ei saa neid ju sundida, ega me ei saa neid suruda kasutama, me ei saa lõppeks seda ettevõtet juhtida, et nüüd see muutus on tõesti oluline. Et see inimestega seotud pool oli meil väljakutseks. Ja kolmnurga kolmas nurk ehk eestvedamine ja sponsorlus. See sõna sponsor eesti keeles on natuke, imelik ta ei ole, aga see kuidagi seostub meil rahaga, et tegelikult siin on väga palju enamat. Sponsorluse eestvedamise all mõistetakse tegelikult juhtimist, valitsemist, otsustajaid ja neid tegevusi, mis kindlustavad selle, et ülejäänud meeskond tuleb ka kaasa. Ehk sponsorlus igasugustes projektides on hästi-hästi oluline, aga kui me räägime nüüd tarkvara juurutusest, siis selles projektis on sponsoriks ikkagi see otsustaja kliendi ettevõttest. On ta tegevjuht, tippjuht, mõne osakonna oluline juht, see keegi, kelle käes on ressursid, kelle käes on võim, kelle käes on ka raha ja kelle käes on see võimalus öelda, et nüüd me selle projekti ette võtame, eraldame selle jaoks sellised ressursid, miks see on oluline, kogu see kommunikatsiooni pool. Ehk seda meie teha ei saa, aga me saame seda rolli ja selle olulisust teadvustada kliendi jaoks. Ja kõige tähtsam selle kolmnurga keskel on edu. Muidugi me teadsime, et projekt peab edukas olema, tarkvara peab juurutatud olema, mingi kasu peab sellest sündima ettevõtte jaoks, aga mis see kasu on? Et isegi kui ettevõtte tasandil on see edu sõnastatud, et me hakkame targemalt töötama või meil tuleb tohutu kuluefektiivsus mängu, siis tegelikult see edu tuleb sõnastada ka erinevate osapoolte jaoks. Ehk näiteks müügimeeskonna jaoks edukalt juurutatud tarkvara ja nende töös hilisemalt kajastuv edu on hoopis midagi muud kui näiteks laoinimeste jaoks. Et igal inimesel peab olema ka oma mingi isiklik kasu, miks ta seda teha tahab. Ja see tuleb välja tuua. Ja need edutegurid tuleb ühiselt sõnastada ja nendes kokku leppida. See on see, mille vastu me hakkame pärast mõõtma, kas see projekt meil õnnestus või ei õnnestunud. Hästi sage on see, et IT-projektides hakatakse ühist asja ajama. Hästi on sõnastatud funktsionaalsed nõudmised, kus on mingi nupp, kus on mingi aruanne, mida need näitama peavad. Aga tegelikult me teeme ju seda selle jaoks, mitte et nupud oleks õiges kohas ja aruandeid näitaksid õigeid numbreid, vaid sellepärast, et midagi peab tänu sellele paremaks minema. Mis see parem on, see tuleb ära sõnastada. Ehk me saime aru, et sellest edutegurite kolmnurgast meil on üks nurk hästi tugev, aga kujutage ette taburetti, millel on ainult üks jalg, ega see püsti ei seisa. Hästi tasakaalu hoiad, siis seisab, aga peavad need teised ka olemas olema. Ehk siit ma sain kindluse, et tegelikult muudatuste juhtimine ja selle tööriistad on need asjad, mis aitavad meil ka enda projekte oluliselt paremini juhtida. Ja väga hea. Nüüd siin kohal näitan paari slaidi, mis võtab Beriti juttu väga hästi kokku, et edukas muudatus nõuab siis nii tehnilist kui inimestega seotud aspektiga arvestamist, et tehniline inimestega on siis sellise ühe mündi kaks poolt, millest me ei saa kuidagi mööda vaadata. Ju midagi algab alati sellest, et meil on põhjus muutuda ja kuidas me saame siis praeguses seisundis, soovitud seisundisse on see, et me peame kõik need inimesed, kes selle muudatusest mõjutatud on, läbi aitama selle ülemineku aja, see kõige kaootilisem aeg, mis üldse olla saab, et praegune seisund ei tööta, me tahame soovitud seisundisse ja me peame kõik need inimesed kaasa aitama. Ja tihti ettevõtted tegelevad, organisatsioonid tegelevad tehniliste aspektidega, et kuidas siis ikkagi seda lahendust välja töötada, arendada, täide viia ja vähem vaadatakse inimestega seotud aspekte. Et me ju tegelikult tahame lõpuks, et tehnilise lahenduse võtaksid omaks, kiidaksid heaks ja hakkaksid kasutama inimesed. Ja kui kõik see kompott kokku panna, siis võrdusmärgi taha me saamegi selle edutegurit, mis seal PCP mudelis ka tegelikult välja toodud kõige keskmes on. Ja üks slaid, mida ma siia lisasin, mida ma ei hakka ette lugema, aga te saate ise
ise vaadata, et kui me nüüd läheme sellise süsteemse muudatuse juhtimisega edasi, me aitame inimesi siis ühest etapist teise, siis mis on need kulud ja riskid, mida tegelikult saab muudatuse juhtimisega vältida ja mida saab kindlasti olulisel määral leevendada. Kui te vaatate siin keskmist, et kui me inimestega seotud või muudatustega seotud inimpoolt hästi juhid, mis siis organisatsiooni, mida ta peab arvestama? Jah, kindlasti produktiivsuse langus, sellist püsivat langust, töötajate kaotamine, nii-öelda see kaootilisus ei meeldi kellegile, head töötajad, head talendid lähevad ära, töö kvaliteet langeb ja riskid, millega organisatsioon peab arvestama, on väga palju, mis mõjutab kliente, tarnijaid, moraali, motivatsiooni, sellist stressi ja tihti me kuuleme organisatsioone rääkimas, et mul on tekkinud küllastumus. Ja mina ise tihti mõtlen selle peale, et kas see on see, et meil on muudatustest küllastumus või meil on see, et me ei näe muudatuste seda lõppu, see, miks me muudatusi teeme, ja me ei näe seda edu, mis selle muudatusega kaasneb. Kogu aeg mingid initsiatiivid tulevad peale, aga neid ei viida lõpuni, ma ei saa maitsta neid vilju. Ja kõige lõpus, Berit, tegelikult sa väga hästi võtsid selle PCT mudeli kokku, see on ProSci, kui me eelmine kord rääkisime Atkarist, siis PCT on üks teine väga oluline alusmudel muudatuste juhtimisel, mis näitab siis ära 4 kriitilist tegurit, mida on vaja muudatuste juhtimisel ellu võtta, muudatuste projektis ellu võtta. Ja selle keskmes, nagu Berit ütles, on edu. Me defineerime kasud, eesmärgid, mõõtühikud, kuidas me edu mõõdame. Meil on projekti juhtimise pool ühes nurgas, mis on siis kõik see tehniline lahendus. Meil on eestvedamine üleval. Eestvedamine, see on tippjuht, valdkonnajuht, kes siis aktiivselt ja tegusalt kommunikeerib ja toetab muudatusprojekti algusest lõpuni. Ja seal tehakse ka kõik need otsused ja tegevused, hästi oluline. Ja inimestega seotud, ehk siis see muudatuste juhtimine. Ja kui te seda mudelit vaatate ja mõtlete oma projektide peale, siis milline nurk teil võiks olla sellises punases, kui te peaksite sellised koodima, et roheline, oranž ja punane. Punane meil sellega tegelikult üldse hästi ei ole, roheline, et meil on väga tugevad selles. Siis lähtudes sellest mudelist te tegelikult saate teada, kus te nii-öelda lokkab ühte jalga, kus see taburet tegelikult on veidikene vildakas ja saate koos mõelda, mida siis tegelikult peab tegema, et seda edu järgi aidata, et seda projekti järgi aidata. Nii. Aga siinkohal ma lõpetan oma teoreetilise kokkuvõtva jutu ja annan taas sõna Beritile. Hea, äkki aitäh, PCT on ProSci Change Triangle, väga hea kommentaar juurde ja lähme siis juurutusprotsessiga edasi. Ma korra küsiks huvi pärast, Berit, kui sa vaakse panese vahele, et mis sa ütlesid ise ka, et see selline tunnetatud vajadus, et iga inimene peaks isiklikku kasu nägema, et mis see teie projektis see käivitaja oli, kui me vaatasime neid riske ja mõnes mõttes tagajärgi, mis võib olla organisatsioonile, kui muutusi hästi ei juhi, et mis see valu oli teie jaoks? Meie jaoks oli see valu see, et natuke hiljem jõuan sellele ka sinna kohta tagasi, aga meie valu seisnes selles, et me teeme justkui kõik väga hästi. Me suudame projekti juhtida ja me tunneme oma tööriista ja südamest usume, et me pakume head lahendust, aga millegipärast see lõppkasu ei ole selline, nagu me tegelikult tahaksime pakkuda. Ehk me soovisime, et meie kliendid oleksid rohkem rahul ja väga oluline, et ka meie töötajad oleksid rohkem rahul, kogeksid edu ja saaksid oma tööga väga hästi hakkama. Ja mingil hetkel me saime aru, et me võime lõputult direktot neile koolitada, me võime muuta selle programmi nii funktsionaalseks kui tahes, tegelikult lõpuks kõik sõltub inimestest
lõpuks sõltub sellest, kas keegi kasutab ka seda programmi või keegi ei kasuta seda. Et siin kohas meil oli vaja midagi lisaks, mingit välist tarkust, mida me kindlasti läbi muudatuste juhtimise koolituste suutsime endale majja sisse hankida ja kui nüüd Directo kodulehel käia, siis meie või esilehel muudatuste juhtimine on üks 5 põhilisest asjast, mida me kommunikeerime, et me pakume. Et see oli see põhiline valupunkt. Teeme kõik hästi, aga midagi jääb ikkagi puudu. Mis see miski on, sellele näpp peale panna ja kui näpp on peale pandud, mis me siis teha saame, et see õnnestuks siis paremini. Aga ma läheksin nüüd oma jutuga edasi. Mis me siis edasi tegime? Kui mina ise olin sertimise koolituse läbinud, olin veendunud, et see on see asi. Nüüd meil on terve mitu toatäit inimesi, kuidas see teadmine ka neile viia. Ka nende jaoks on see mingi muutus, et ma pean nüüd hakkama midagi teistmoodi tegema. Aastaid olen oma projekte ühtemoodi juhtinud. Kuidas siis nüüd nii, et keegi tuleb ja õpetab midagi veel targemat ühele tõelisele praktikule. Ma arvan, et kõigil on seda kogemust. Et tegelikult, mida me tegime peale minu enda ja mu kolleegi sertimist, me võtsime EKE-ga kogu selle materjali ette ja töötasime välja sellise koolituskava, mis sobiks meie ettevõttesse. Ja miks see oli nii oluline? Kui ma enne rääkisin sponsori rollist ja see muudatuste kolmnurk, mis meil siin enne ees oli, siis eelkõige need tööriistad keskenduvad sinna, kui meie enda ettevõtte sees on muutus. Ehk meil on olulisel hetkel ka võimalus otsustada, kuidas asjad edasi lähevad. Me saame ressursse suunata, kus on puudu, siis paigutame inimesi ümber, lühiajaliselt tegelevad selle projektiga. Meil on ka ajalised ressursid ja rahalised ressursid ja meil on õigus otsustada selle projekti kulgemise üle. Kui te mõtlete nüüd ühe äritarkvara juurutaja projektijuhi peale, siis temal kõiki neid õigusi ei ole. Ehk me küll juhime seda muutust, aga tegelikult on ülioluline roll hoopis kliendil. Kliendipoolsel juhil on tegelikult need õiged kangid käes, mida tõmmata. Ja me adusime, et seda koolituskava tuleb natukene mugandada just sellise situatsiooni jaoks, kus meil ei ole tegelikult lõplikku otsustamise õigust. Meie käes ei ole neid ressursse, meie käes ei ole neid inimesi. Ehk kui kriitilisel hetkel on tarvis midagi ümber mängida, siis tegelikult meie ei saa seda teha. Ja seda enam oli tarvis kohandada seda meie jaoks nii, et ühelt poolt kõik need tööriistad töötavad, aga teiselt poolt, kuidas seda muudatuste juhtimise olulisust viia ka kliendini. Klient peab ka sellest aru saama. Ega muutust ei saa meie üksinda juhtida, ka klient peab olema meiega samas paadis. Ja me töötasime selle koolituskava välja ja viisime selle ka ellu. Nagu EKE ütles, ma ise olin pidevalt kaasas, osalesin kõikidel kordadel. See kestis meil täitsa mitu kuud, mitmed korrad me kohtusime, tegime tervete päevadena, nii et inimesed said tulla tõesti vaimselt kohale, mõelda selle peale, said sellest kasvust aru ja said ka päris praktiliselt proovida neid tööriistu. Koolituste vahepeal oli neil aega siis praktikas katsetada, kõigil on ju mingid projektid pidevalt käsil. Ehk see oli üks osa sellest edust ka, miks asi meil tööle läks, et me tõesti võtsime selle jaoks ka oma projekti jaoks aega, ressursse ja ma arvan, et ka see sponsori roll, et ma olin reaalselt ise kohal ja rääkisin, kõnelesin eest, miks see oluline on. Aga nende koolituste üheks ettevalmistuse osaks ja mis mul ekraanil siin praegu on, et aru saada, kuidas meie projektid toimivad, mida me tegema peame, oli esiteks oluline see, et me paneme enda jaoks paika, mida me teeme. Meil kujunes välja selline nali selle koolituste jooksul, et enne me tegime nagu koolitussarja klientidele. Kaardistasime vajaduse ära, mõtlesime lahenduse välja, siis läksime, õpetasime neile selgeks ja siis võtsime järgmise projekti. Toetasime ka lõpus, et kui kellelgi oli mõni küsimus. Tegelikult sellega ei saavuta 100% edu.
et meie direkto juurutusprotsess algab tegelikult avakohtumisega. Enne seda käib veel müük sellest kliendist siis vajadusi välja toomas ja kaardistamas, mida neil tarvis on ja kogu see protsess, aga ma täna siia ei keskendu, ka meie müügiinimesed on koolitatud, sest väga palju asju annab juba müügi hetkel ära teha. Aga juurutusprotsessi mõistes avakohtumine, ma olen siia kõrvale pannud eesmärgiks skoop ja meeskond, ehk tegelikult me avakohtumisel kasutame muudatuste platvormi tööriista, ma natukese aja pärast räägin ka sellest, ehk me toome ennast ja klienti ühele lehele. Et nemad saaksid aru, mida me nüüd ette võtame ja meie saaksime ka aru, mis on need edutegurid, kuhu me peame jõudma, mis on need eesmärgid, kes on need inimesed meil üle laua, kellega me hakkame tegutsema. Ma kogu aeg ütlen üle laua, täna on nad enamasti Teamsis või jumal teab kus suvilas. Et kes seda enam on keeruline aru saada, kes on need inimesed ja mida nad ootavad. Siis me kaardistame, ehk me paneme väga täpselt paika, milline on see äriprotsess, millised on nende vajadused, milline see protsess hiljem peaks olema, kui on kaardistatud. Kaardistuse üheks võib-olla keerulisemaks kohaks on see, et ega inimesed ei kippu rääkima. Isegi kui me küsime väga õigeid küsimusi, siis see kõik tundub neile nii tavaline, mis nad teevad, et nad ei oska midagi välja tuua, et siin tõesti peab vahel olema nagu kriminaaluurija, et kätte saada need tõelised terad, et inimesed ei avalda, et jah, teen siin need 3 liigutust, tegelikult sahtlis on terve pakk pabereid, tegelikult kuskil arvutis on 5 Excelit veel, mida täidetakse, tegelikult elab oma elu veel kuskil mingi tabel, mida kõik vaatavad ja mida on ülioluline täita, et need asjad tuleb saada kätte kohe, sest kui need tulevad jooksvalt ja hiljem, siis me oleme kas ajas, rahas, skoobis, igatahes kusagil projekti esialgsest plaanist üle läinud või jääb edu saavutamata, sest inimesed eeldavad, et kõik asjad saavad lahendatud, aga kui me ei tea, mis need asjad on, mida lahendama peab, siis on neid ka keeruline lahendada. Ehk siin on meie roll hästi-hästi suur. Ja ma arvan, et see teadmine on igasse projekti ülekantav. Kui algus on hästi tehtud, kui lähteülesanne pädeb, kui eesmärgid on paigas, siis on võimalik nendeni ka jõuda. Kui algus on paigast ära, siis lõpp on kindlasti paigast ära, et see võib endale kuhugi paberinurgale kirja panna, et nii on, see on praktika. Kasutusteekonnad töötame välja koos kliendiga, seadistame, arendame, mängime kasutusteekonnad ka läbi koos kliendiga, ehk siin on ka tegelikult selline oluline võtmekoht, kui me kasutusteekondasid läbi mängime kliendipoolsete siis projektijuhtidega. Tavaliselt tekib selline koalitsioon, kes õpib asjad varem selgeks, kinnitab, et jah, see meile sobib, nii see käib, siis tegelikult nad selle läbimängimise käigus õpivad ka selle protsessi ise ära, kuidas uues tarkvaras käib. Nüüd on see oluline koht, et kui pärast läheb suurem seltskond tarkvara kasutama, siis neil on majas sees olemas need tugiisikud, kes juba teavad täpsemalt, kes olid ka selle osa juures, et miks me täpselt nii teeme, kes oskavad selgitada ja kui seda edasi arendada, siis tegelikult ka muudatuste juhtimise seisukohalt ülioluline. Need inimesed on tavaliselt paadis, kui keegi hakkab paadist maha kukkuma, siis nad suudavad seda inimest tagasi tuua, suudavad rääkida, miks see muutus on oluline, miks me seda teeme ja aitavad ka isiklikke kasusid välja tuua. Ehk meie suudame panna selle tarkvara tööle, aga see koalitsioon, kes on tekkinud nende kasutusteekondade läbimängimise juures, nemad oskavad ka päris reaalsete eluliste näidetega siis vürtsitada seda juttu, et miks me just täpselt nii teeme ja miks me teisiti ei tee, millist päris elulist olukorda see lahendab või mida peaks silmas pidama. Et nendest inimestest on hästi palju kasu, me hoiame neid endale lähedal ja me töötame nendega koos. Ehk siin on ka see mõtteviisi küsimus, et sageli valitakse tarkvara, tuntakse ennast kliendina ja arvatakse, et tuleb keegi teostaja ja teeb selle ära. Me ei saa ära teha, me peame koos seda tegema, et selline ühine meeskond peab tekkima. Edasi me koolitame kasutajaid. See on ka üks hästi oluline koht muudatuste juhtimise juures. Mulle meeldib selline näide, et võtame
ühe tootmisettevõtte, kus on sellised vanemaealised inimesed, võib-olla nad enne töötasid paberi peal, nüüd nad peavad kolima tarkvarasse ja me algkoolitusel pillame sellise lause, et palun lubage veebilehitsejas hüpikaknad. Hästi ohtlik. Võib-olla selle lause peale me juba pool seltskonnast kaotame. Keegi ei tea, mis asi on veebilehitseja, keegi ei tea, mis asi on hüpikaken. Käed lähevad rinna peale risti, tekib vastupanu, ma ei viitsigi tegeleda selle asjaga, nagunii ma ei saa aru, ei saa hakkama. Tegelikult me ei ole üldse veel jõudnudki sinna, kus me tahtsime minna, et sellised inimlikud aspektid peavad olema kaasas. Me peame saama ka aru sellest, kes on need inimesed, kes kasutavad, mis on nende ettevalmistus, millised muutused on enne olnud ettevõttes, kuidas need läksid, millised ohukohad sealt välja tulid. Seda kõike saab kasutada, kui me oskuslikult neid küsimusi oskame ette valmistada ja kliendiga koos läbi töötada. Siis on laivi ettevalmistused, igasugused andmed, kõik, mis siia puutub. Loomulikult kõige tähtsam go live, kui see tarkvara päriselt läheb, kas inimesed kasutavad, kuidas nad kasutavad, kas nad vajavad tuge ja abi, kas neil on tugivõrgustik, kelle käest küsida. Kui keegi tunneb sellist üksi jäetuse tunnet, siis see on väga kehv, sellepärast et võib-olla ta jääbki ree pealt maha ja ei ole harvad olukorrad, kus leitakse, inimene on leidlik, ta leiab lahenduse, ta kasutab võib-olla Excelit salaja kuskil desktopi peal, et see kõik on ettevõtte jaoks aja ja raha raiskamine. Kasutajate toetamine ehk laiviga ei lõppe projekt ära. Ei ole nii, et me lükkame nad külma vette ja siis loodame, et nad ujuvad. Et tegelikult on väga oluline roll ka sellele, et me toetame neid inimesi pärast, ka siin on omad tööriistad, kuidas siis aru saada, millist abi need inimesed vajavad ja need ei pruugi üldse olla need küsimused, millele tarkvarakonsultant saab vastata. Need võivad olla sponsorlusega seotud küsimused, need võivad olla ressurssidega seotud küsimused, et siin me saame olla selle muudatuse juurdumisele kliendile abiks. Ja ka lõpetamine ehk projektil peab olema ka selge lõpp. Meie üheks murekohaks oli see, et kõik need sammud justkui läbitakse, aga see projekt jääbki venima ehk mingeid asju ikka tuleb juurde ja juurde. Loomulikult see ongi tore, kui ettevõtted arenevad ja tekivad uued soovid, aga igal projektil on algus ja on lõpp, siis on võimalik ka edu tähistada ja tunnetada, et me oleme midagi ära teinud. Mulle hästi meeldib, Berit, selle skeemi peal protsessis, et tõesti sa ütlesid seda ka kenasti, et go live'iga see teekond ei lõppe. Et kuigi see selge lõpp on, aga pärast laivi on see toetamise faas ka sedavõrd oluline, et selles mõttes hea näide. Täpselt. Kui ma juurutusmeeskonda juhtisin, siis ma ikka rääkisin, et koogil on oluline koht ühes tarkvaraprojekti kulgemise loos, et väikseid võite tuleb ka tähistada. On projekte, mis kestavad võib-olla 6 kuud, mis kestavad aasta ja kui meil on olukord, et mingi asi kestab 6 kuud, me ei tea, kus on selle algus, kus on selle lõpp, mis on need asjad, mida me peame saavutama, siis inimesed kipuvad väsima. Isegi kuigi asjade peale on mõeldud, siis see tüütab ära, see kestab ja kestab. Vahel on ka olukorda, kus ma pean 2 programmiga korraga toimetama. Me küll proovime jõuliselt seda vältida, aga ikka võib igasuguseid asju ette tulla. Siis tuleb tähistada. Kui midagi on hästi läinud, siis tuleb seda ka kommunikeerida. Kas alati peab kook laua peal olema, see on ise küsimus, aga tuleb inimestele öelda, et vot, see osa on meil nüüd valmis, te olite tublid, võtame järgmise. Et see on inimloomuses. Me tahame tunnustust ja me tahame teada, kus me oleme. Sellel slaidil on mul nüüd seesama juurutusprotsess, millest ma enne rääkisin, avakohtumisest kuni lõpetamiseni natuke teistmoodi kujutatud ja paremal pool on siis muudatuste juhtimise tööriistad, mida me siis kasutame selle protsessi kestel. Me kuidagi EKEga ei öelnud inimestele ette, vot siin selles kaardistamise faasis peab kindlasti tegema Atkar hindamist, muidu on pahasti. Ei käinud see nii. Me tegelikult andsime nende koolituste käigus inimestele erinevaid tööriistu ja see oli finaal, kus me võtsime meie enda protsessi ja proovisime vaadata, millistest tööriistadest võiks mingis etapis kasu olla. Ma täna päris kõigist nendest rääkida ei jõua,
aga vähemalt 3 või 4 tükki ma võtan neist läbi, et siin on muudatusplatvorm, Atkar hindamine, Atkar lõuend, projekti terviseanalüüs, pulsikontroll, et sellised erinevad tööriistad. Järgmiseks on mul väike tööjoonis ka, et kuidas see päriselt välja nägi, et see on foto sellest, et meil on oma protsess kirjeldatud ilusti, see, millest ma ennem rääkisin, ja siis inimesed postititega kleepisid õigesse kohta neid tööriistu, kui nad olid need tööriistad omale selgeks saanud ja nende kasust ja vajadusest aru saanud, et seeläbi tekkis meil selline ühtne metoodika. Aga siis sellest tööriistakastist, et ma Atkarist kui sellisest väga pikalt ei räägi, sest ma saan aru, et seltskonda on ka korduvat võrreldes eelmise korraga, et seal oli Atkarist hästi palju ja pikalt juttu. Meil ka Atkari peale tegelikult minu meelest läks terve koolituspäev või äkki isegi veel rohkem, aga need on siis esimesed tähed inglisekeelsetest sõnadest, mis tähistavad 5 komponenti, mis peavad olemas olema ühes edukas muudatuses. Ja eesti keeles need on, kõigepealt peab inimestel olema olemas tahe. Kui tahet ei ole, siis edasi järgmiste komponentidega on väga keeruline tööd teha. Tahte tekitamiseks ka erinevad võimalused, aga tarkvara mõistes hästi lihtne inimesest tekitada tahet midagi uut kasutusele võtta, siis seisneb selles, et tal peab midagi sellest kasu olema. Kui tal tuleb tööd juurde, ta töö läheb keerukamaks või hoidku selle eest, et ta muutub ebavajalikuks, siis meil ei ole mõtet järgmise 4 sammu juurde minna, ehk inimestest tahe. Ja siin on hästi oluline roll ettevõttel endal. Me saame toetada, me saame nõu anda, kuidas tahet tekitada, me saame ka ise olla entusiastlikud ja rääkida, mis läheb paremaks, aga päris suur osa sellest tööst on ikkagi ettevõttel endal, et inimesed oleksid kaasas. Teadlikkus, miks me seda teeme? Kui see miks jääb inimese jaoks vastamata, siis ta ei ole sellega kuidagi seotud, ta ei saa aru, miks seda vaja on ja siis ta teeb kas miinimumprogrammis või ei tee üldse. Teadmised, see on see koht, kus saame meie tugevamalt mängu tulla, ehk jagada inimestele neid teadmisi, mida siis peab tegema, kuidas tulevikus tuleb seda programmi kasutada või kuidas oma tööprotsesse korraldada, et need teeniksid seda lõppeesmärki või seda edu, mis on selle kolmnurga keskel. Võimekus, siin on samuti meil olulist rolli, et jälgida, et inimesed saaksid piisavalt koolitust, nad saaksid ja oleksid toetatud, neil oleksid inimesed, kes selle võimekuse juures ka ettevõttes sees olulist rolli mängivad. Ja viimane on kinnistamine, ehk me võime esimesed 4 sammu väga ägedalt ära teha, aga inimene teadupärast on väga inertne. Nii kui sa jätad ta, siis ta tahab tagasi vajuda sinna, kus ta enne oli või ta kaotab vähemalt mingi osa sellest muutusest ära, teeb jällegi miinimumprogrammi või mitte üldse, kui me ei toeta teda selle kinnistamise juures, tuleme mingite kohtade juurde tagasi. Kinnistamise juures on ka sponsoril oluline roll, et ta räägiks sellest, tuletaks meelde, me kipume unustama ka. Aga Atkari kõrvale siis mõned tööriistad minu enda jaoks, meie projektijuhtide jaoks ka müügis toodi seda kõige enam välja, on muudatusplatvorm, millest ma ka kohe räägin täpsemalt. Atkar hindamine, Atkari lõuend, Atkari pulsikontroll hetkeseisu määramiseks, hästi sellised lihtsad one-pagerid. Isegi saab neid teha nii, et sa ei võtagi seda tööriista välja, vaid sa teed mõned kontrollküsimused ja sa saad aru, kus sa oled. Muudatuste mõjuanalüüs, sellest räägin ka natukene täpsemalt, miks ta meile oluline on ja kuidas me kasutame. Seesama vahva kolmnurk, mis on täna juba vähemalt 5 korda läbi käinud, aga ta tõesti on tähtis. Ja sponsori rollid, et sellest ka natuke täpsemalt räägin. Ehk nende koolituste tulemusena tekkis meil selline juurutaja tööriistakast ja juurutajal on võimalus siis vajalikul hetkel siit õige asi haarata, sellega natukene tööd teha kliendiga koos ja palju edukamalt edasi liikuda või miks ka mitte palju edukamalt alustada kogu projekti.
Ma võtan esimeseks siis selle, mida ma pidasin hästi oluliseks, muudatusplatvorm. Ja see on meil siis, kui teil oleks võimalus meie kontoris ringi käia, siis see meil mõne laua külge kleebitud, mõni inimene hoiab seda oma kuvari kõrval. Järelikult on nii tähtis asi, mille peale peab pidevalt mõtlema. Aga see on hästi lihtne ja ma tahan ette öelda, et see on väga universaalne. Me ei räägi üldse IT-projektist. Võtke mõni eraeluline projekt kodus ja proovige selle peal, töötab täpselt sama hästi. Hakkate perega kolima, käige see läbi, vaadake, kus praegu elate, kus pärast elate, miks te kolite ja kuidas see käib, et tegelikult see töötab väga-väga universaalselt. Aga kuidas seda siis kasutatakse? Meil on suuremaid projekte, kus me saadame seda muudatusplatvormi kliendile ette, enne avakohtumist, et nad natukene mõtiskleksid selle üle. Aga meil on ka selliseid projekte, kus me seda ette ei saada, see on projektijuhi või müügiinimese otsus, kuidas me teeme, kuidas mõistlik sel korral tundub, aga me kindlasti kaardistamise juures käime need küsimused läbi. Mudel on lihtne, ta koosneb 4 tükist. Vasakpoolne kirjeldab praegust olukorda. Kuidas meil täna on, mis on siis teisiti võrreldes sellega, kuhu me tahame jõuda? Kui suur on lõhe praeguse ja soovitud olukorra vahel? Ehk see küsimus paneb mõtlema selle üle, kui suur on selle muudatuse mõju. Ja mis on siis tänased probleemid ja raskused? See on muide ka müügis meil oluline tööriist. Meie müügikohtumised näevad ilmselt välja teistsugused kui võib-olla tavaliselt tarkvaramüügi kohtumised või demokohtumised, et reeglina need kestavad 2 tundi ja esimesed tund aega ei võta tavaliselt keegi arvutit välja, et meie müügiinimene küsib neid küsimusi, miks ta täna siin laua taga on, proovib aru saada, mis on need kitsaskohad täna, mida asutakse lahendama ja alles kohtumise lõpus näitab neid lahendusi, mis meil pakkuda on, et me kunagi ei lähe mingi PowerPointiga või ei hakka kohe seda tarkvara tutvustama, kus me teame, mida tutvustada, kui me ei tea, mis valutab. Milline on, Berit, sinu kogemus olnud? Ma korra ütlen see vahel, et kuivõrd lihtne on nendes asjades kokku leppida. Me oleme näinud üksjagu tegelikult vaidlusi ja ka selliseid olukordi, kus juhtidel või juhtkonna liikmetel ongi nii erinevad nägemused, et see joondatus nende samade küsimuste vastuste osas on üsnagi madal. Ja, see ongi see on väga hea küsimus. Selle jaoks tööriist nii hea ongi. Kui me vähegi tabame ära, et üks ettevõtte erinevad keeled, siis me saadamegi ette. Palun mõelge need küsimused natukene ette läbi, arutage oma vahel. Et võib-olla need tulised lahingud toimuvad siis juba kuskil ilma meieta ära. Inimesed on ühel lehel ja suudavad küsida ja kokku leppida ka oma isiklikes või oma ettevõtte eesmärkides, et just selle jaoks see tööriist ongi väga hea. Nad kaardistavad oma vahel praeguse olukorra, kaardistavad kas oma vahel või koos meiega, hiljem koos meiega nagunii, mis on see soovitud seisund ehk mida, kuhu me siis liigume, mis on see visioon, mis on eesmärgid, mis on siis teisiti, kui me oleme eesmärgi saavutanud, mis on selles head ja positiivset ettevõtte jaoks, inimeste jaoks, lõppkasutajate jaoks, kõigi jaoks peab olema midagi, mingi isiklik kasu ja ka kogu ettevõtte kasu loomulikult. Ja mis väljakutseid me juba tee peal ees näeme? See on ka väga hea küsimus. Erinevates ettevõtetes on väga erinevad väljakutsed. Kuidas ja keskmine osa siis küsimus kuidas ehk üleminek, kuidas me seda teeme, kes mida teeb, on hästi oluline küsimus koos kliendiga ära vastata. Ehk see on see rolli küsimus. Nagu ma enne ütlesin, hästi tihti võetakse tarkvara ja loodetakse, et keegi tuleb ja teeb selle asja ära. Me teeme küll kogu südamest, aga meil on kliendi abiga tarvis just muudatuste juhtimise juures, eesmärkide sõnastamise juures. Et see rollijaotus kohe alguses panna paika ja ootused, et need ootused oleksid ühesugused, et ei oleks ka kliendil valesid ootuseid. Kui need ootused on sellised, mida me täita ei suuda või mis polegi realistlikud, siis see on tarvis alguses selgeks saada, mitte lõpus. Lõpus on hästi valus. Ja ka ajakava, et millal see sünnib ja muidugi kõige tähtsam
küsimus, miks seda tehakse. Kui see miks on vastamata, siis võib kindel olla, et lõppkasutaja kaasa ei tule. Kui me lihtsalt teeme sellepärast, et kellelgi on igav, ma selliseid projekte ei ole näinud, aga piltlikult öeldes, siis ei taha keegi sellega kaasa tulla, sest kõigil on nagunii kiire, kõigil on nagunii 100 muud tähtsat asja teha, et lihtsalt tegemise pärast ei taha keegi teha. Ja nüüd ka sponsorile üks oluline küsimus, millele peab olema vastus, kui inimesed seda küsivad või mis peab olema kommunikeeritud. Mis siis juhtub, kui me seda muutust läbi ei vii? See on väga hea koht ka tahte tekitamiseks. Mis saab, kui me ei võta tarkvara kasutusele, kui me jääme ise kopeeruvatele paberitele, kui meil on programm ainult raamatupidaja jaoks, aga sinna sisse mitte keegi mitte kunagi ei näe, versus olukord, kus soovitakse digitaliseeritud äriprotsessi, kus info sisestatakse üks kord ja täpselt seal, kus see tekib. Et see on ka käitumuslikult väga suur muutus. Erit, kas te kuidagi fikseerite selle ka või tagate, et klient on oma organisatsioonis, et see on tõesti nagu kirjalikult sõnastatud, et ei ole lihtsalt mingi arutelu olnud või juhi peas need mõtted? Ja, me koostame tavaliselt kaardistusdokumendi, mis kirjeldab väga täpselt seda, milline see protsess on, mida me saavutada tahame, kuidas me seda lahendame, et see pannakse kirjalikult kirja, jah. Ma arvan, et see on hästi oluline, et soovitas siin kohal kõigile ka, et see jää lihtsalt selliseks aruteluks ja juhi peasse. Ja juba selle esimese muudatusplatvormi läbimise käigus on võimalik märgata, kui meie inimesed on juba kogenud muudatuste juhid, neid ohutegureid. Need ohutegurid on projekti edule, need on kohe esimesest päevast tegelikult laua taga. Et võib-olla hiljem natuke jõuan ka sinna, et mis need asjad on, mida me jälgime. Sponsori roll. Siin on mul jutu toetamiseks palju teksti, aga saate endale võib-olla midagi märkida, mis tundub, et kõigepealt see sõna, ma ei tea, Eke, kas on mingit paremat sõna ka, eestvedaja või ongi see sponsor kõige parem? No, kui minna ladina keele selle sõna juurte juurde tagasi, siis tegelikult on just nimelt see palju laiem tähendus olnud, kui mitte ainult raha ja ressursi jagajad. Me ei ole ikkagi praegu teist sõna, pigem sellele sõnale tahaks anda konteksti juurde ja tähendust, et see on protsessi omanik, aga ta on ikkagi ka see persoon, kes siis peaks prioriteetsuse tagama, olema aktiivne ja nähtav, et see on kõige olulisem. Just, ehk siis sponsor ei võrdu rahakott. Ta on rahakott ka, aga tal on veel palju teisi olulisi asju. Tal on õigus otsustada. Igas projektis võib olla selliseid kriitilisi momente, ettearvamatusi, aga miks mitte lihtsalt plaani tegemist, kus on vaja kedagi, kes ütleks, kuidas me siis teeme. Meie võime nõu anda, kuidas tundub väga mõistlik seda olukorda lahendada, aga lõpliku otsuse teeb ikkagi keegi teine. Ja see keegi teine peab olema aktiivne ja nähtav ja võtma osa. Ehk kui ma ohumärkidest enne rääkisin, kui meil on tarkvara müügi kohtumine ja meil on tippjuht laua taga, ta seal osaleb, ta osaleb ka selles, et ta paneb lepingule allkirja, tänapäeval enamasti digiallkirja. Ja kui ta peale seda kaob, siis me teame, et selle projekti tervis ei ole väga hea. Ehk sponsor peab olema, ta ei pea läbima kõiki koolitusi ja veetma igal võimalikul kohtumisel aega. Sponsoril on väga palju muid tähtsaid asju ka, aga tema kohalolu peab olema inimeste jaoks tuntav. Ta peab seda projekti pidama oluliseks, siis peavad ka inimesed seda oluliseks. Ehk reaalsest elust näide, kui meil on oluline koolitus või näiteks kasutusteekondade läbimängimine, tähtsad kohtumised. Meil on sponsor laua taga, aga ta terve aeg vastab meile või tegeleb mingi muu asjaga. Siis see on oluline ohumärk, sest ega seda ei märka ainult meie, seda märkavad töötajad ka, kui nad näevad, et ei ole oluline, äkki siis ei ole minu jaoks ka oluline. Ehk sponsoril on sellised olulised kommunikatsiooni ja edu tagamise, ressursside tagamise, mis hästi tähtis takistuste eemaldamise rollid.
ja ka prioriteetide seadmine, millest me ennem rääkisime. Et tarkvara laivi mineku hetkel võib võtmekasutajatel mingil lühikesel perioodi vältel minna kuskil 70% tööajast selle projekti peale. Aga ega kliendid ju ei oota, muu töö ei oota, et peab olema hästi korraldatud kogu see ressursi jagunemine, et kes siis tegeleb selle 70% igapäevatööga. Ei tohi tekitada olukorda, kus inimene päeval tegeleb igapäevatööga ja öösiti valmistab direktori jaoks andmeid ette, siis on midagi pahasti. Me tavaliselt proovime, et mitte sellesse punkti üldse jõuda, et kõik need rollid oleksid kaetud ja prioriteedid sätitud, aga siin saab lõpliku sõna öelda juht. Meie ei saa jagada tööülesandeid. Muudatuste koalitsiooni loomine, tähtis asi. Rääkisin enne nendest võtmeisikutest, kellega me teekondi läbi mängime, et me seal anname hästi palju panust ise ka, et meil oleksid sellised inimesed või inimeste grupp. Aga tegelikult sponsor on see, kes saab siduda selle muutuse eesmärgid laiemate eesmärkidega, moodustada selle meeskonna, anda neile ka mingil määral siis võimu, otsustada mingeid väiksemaid kohti, annab neile siis võimaluse tegeleda ka töötajate vastupanuga näiteks, et siin on väga palju olulisi rolle, mida see sponsor saab teha. Ja kindlasti kolmas tähtis asi sponsori juures, et ta on kaasas otsene suhtlus ja visiooni kommunikeerimine. Nagu ma ütlesin, inimesed kipuvad unustama, et see, et me alguses pidulikult tegevjuht juhatab projekti sisse, ütleb, kui oluline see on, mida kõik tegema hakkavad, aga kui see asi kestab aasta aega, siis ta peab vahepeal tulema ja inimestele meelde tuletama. Peab osalema väikeste võitude tähistamistel, peab tunnustama, peab motiveerima, peab olema kaasas ja miks ka mitte, kui on selline olukord, siis käärib käised ja aitab ise ka. Ja toetab ka siis neid vahejuhte. Ehk tegelikult see imelik sõna sponsor, siin on ka selline statistika meil toodud, et tegelikult aktiivne ja nähtav sponsor on number 1 edutegur kogu projektis. Mõelge oma projektide peale, kui juht ei ole kaasas või ei pea seda oluliseks, siis on ikka jube raske toore jõuga seda asja läbi suruda. 29% projektidest ainult saavutavad soovitud tulemusi või ületasid neid soovitud tulemusi, kus oli tegemist siis vähe tulemusliku sponsoriga. Et tõesti, väga vähe. Alla keskmise tulemuslik sponsor, see on siis võib-olla see, kes alguses on kaasas ja siis kaob tee peal ära, ainult 39% said tulemuse kätte. 57%, kui see sponsor on üle keskmise ja väga tulemusliku sponsoriga koguni 73% saavutasid või lausa ületasid. Siis neid eesmärke. Ma võin korra siia vahele, et ma mäletan arutelu teie projektijuhtidega, et see on selline tundlik teema, et sponsorid on ju tegelikult ka tellijad sellele projektile ja istub laua taga sul tegelikult tellija, kui sa samas näed, et tal on probleem selle rolli täitmisega või ta ei ole kohal või oma ülesande ära delegeerinud, et kuidas temaga üldse rääkida sellest, et kuidas see teema avada. Et selline arutelu meil oli ja seda sorti abiküsimused või checklistid, mida saab siis sponsorile või viide uuringule või sellele samale slaidile, mida te äsja kuulsite, et panna neid mõtlema, et see võib olla päris hea lähtekoht selleks, et muutus saavutada, et lihtsalt leppida kokku 2-3 võtmetegevust, mida te neilt ootate, kuidas nad saavad kõige enam panustada ja muuta see niivõrd lihtsaks kui võimalik, et see oli midagi sellist, milleni ma mäletan teie projektijuhid jõudsid. Sorry, Berit. No, ei, ära ütle sorry, see on tõesti oluline, see on meie jaoks ka hästi keeruline koht, nagu sa ütlesid, et ühtepidi on ta töötellija, tegelikult teistpidi on ta kõige suurem edutegur, kui ta teeb seda, mis vaja on. Kuidas talle nüüd öelda, et sa pead ka midagi tegema. Aga kuidas me lahendasime või kogu selle muudatuse juhtimise, et meie kogu koolitusprogrammi lõputööks oli lifti kõne koostamine. Iga projekti juht pani kokku lifti kõne, kuidas müüa kliendile maha
mitte rahalises mõttes, vaid mõttena müüa maha see, et muudatuste juhtimisega tuleb tegeleda ja sellega kaasas käib ka sponsorlus. Sealt tuli väga lahedaid ja häid taipamisi ja inimesed said üksteise mõtteid ka ristkasutada. Et see on tõesti oluline koht. Aga võtan veel läbi ka muudatuste mõjuanalüüsi. Ehk see on ka selline tore tööriist. Me alati teda ei pane paberina lauale, vaid käime need kohad kliendiga koos läbi. Ehk üleval paremal on muudatuse väljakutse, olgu selleks siis näiteks direktori juurutamine ettevõtte X müügimeeskonna jaoks, ehk hinnatav sihtgrupp ongi müügimeeskond. Neid mõjuanalüüse võiks teha mitu tükki, sest erinevad osapooled, nad saavad väga erinevalt mõjutatud. Tegelikult neid mõjutatud tööaspekte, minul on siia toodud 5, neid on tegelikult 10. Kohe räägitakse teile natuke lähemalt ka, mis need ülejäänud 5 on, aga miks meil on 5, sest need on need, millega meie kõige rohkem kokku puutume või kust meil on ka mingit rolli. Ehk siin on hästi lihtne tööriist. Kirjeldame ära, millised olid näiteks protsessid enne ja millised on need protsessid tulevikus peale juurutamist. Ja hindame mõju suurust. Kui protsess absoluutselt ei muutu, on ta 0. Kui protsess muutub väga palju, siis on ta 5. Süsteem, kui tuleb uus tarkvara, siis süsteem muutub. Loomulikult alati on ta 5, aga ka tööriistad. Kui enne inimene kirjutas paberi peale oma asjad üles tootmises ja pärast viis selle tootmisjuhi juurde, kes sisestas selle info versus nüüd, kus ta peab ise reaalajas seda infot sisestama tarkvarasse, siis tal on täiesti teised tööriistad. Paber ja pastaka asemele on saanud arvuti ja programm, ehk mõju suurus on ülisuur, 5. Töörollid. Kui enne tegi arveid raamatupidaja, nüüd ma pean neid ise tegema, siis minu roll on oluliselt muutunud. Kogu töökoha sisu võib tarkvaravahetusega muutuda. Ehk seda muudatuse mõjuanalüüsi, mis kätkeb ka võtmekäitumisi, ehk me võime täiesti teistmoodi näha üldse seda tööd, mida me tegime. Seda on tarvis hinnata, eriti kliendiga koos hinnata, kui on tunne, et äkki nad alahindavad muutuse mõju. Enne oli üks programm, pärast on teine, läheme eluga edasi. Tegelikult võib see inimeste jaoks kaasa tuua nii palju muutuseid korraga, pluss teised projektid, mis samal ajal käivad, et nende aspektidega on tarvis erinevalt tegeleda. Võib-olla see tööriistade muutus, et vaadata, kas inimestel on üldse kompetentsi arvutiga asjade ajamiseks, et me võime hästi direktorit koolitada, aga seesama hüpikakna näide, et kui me ta seal juba ära kaotame, siis kogu sellel ülejäänud jutul ei ole enam mitte mingisugust mõtet. Ja võib-olla üks asi veel, et vaadata lisaks nendele meie projekti mõjudele, millised projektid veel samal ajal käivad. Me saime sabast kinni müügifaasis ühel projektil, kus käed olid löödud, kõik oli korras, hakkame pihta ja siis tegevjuht pillas sellise lause, et vaadake, kui vahva, et meil lähevad tootmises kõik seadmed vahetusse ja samal ajal tuleb uus tarkvara ka. Nüüd meil ongi täiesti nagu uus elu. Õnneks meie töötaja oli koolitatud ja tal oli kõik meeles, mida Eke oli rääkinud, tõmbas kohe pidurit ja ütles, et nüüd hakkame valima, kas vahetate seadmed kõigepealt ja siis tarkvara või vastupidi. Et inimesed ei pea vastu, kui neid muutuseid on korraga liiga palju ja väga paljud aspektid saavad mõjutatud. Väga hea prioritiseerimise küsimus samamoodi, mis on see kõige olulisem fookus. Nii, väga hea. No nüüd ma korra katkestan ja palun kuulajatel ka siis minna jälle Poll Everywhere'i lingile ja seal tegelikult, nagu Berit ütles, et neid muudatuse aspekte on rohkem kui 5, et neid on siis defineeritud 10 ja need ei hõlma mitte ainult siis protsesse ja süsteeme, vaid oluline on ka tegelikult ju see, et kas meil muutub ka võtmekäitumine, kas me oleme mõjutatud või on mõjutatud hoopis mõtteviisid, hoiakud või uskumused. Ja siis organisatsioonis mingisugune muudatus, mis tegelikult mõjutab hoopis seda, kuidas me mõtleme, kuidas me oleme varem uskunud. No näiteks, kui me oleme varem teinud sellist
individuaalset tööd igaüks ja meil on vaja, et me nüüd hakkaks tiimiga koos töötama, siis see kindlasti nõuab sellist mõtteviisi ja hoiakute muutmist. Ja küsimus teile, head kuulajad, kui te mõtlete iseenda projektide peale ja mõtlete, et mis on need olulisemad aspektid, millest teie muudatus mõjutatud on, ma palun siis minna polleverywhere.com EKS 322 ja panna siis see märgis sinna kohale, et mis teie arvate, et on kõige rohkem. Ja siin on hüvitised, jah, kõik need kompensatsioonid, tasud. Kas siin võib mitu korda ka, Liis, vastata või kuidas see? Ühe linnukese või mitu? Siin on praegu vist jah, ainult üks linnukene. Pange selle kõige olulisema peale. Aga jah, tavaliselt siis defineeritakse ikkagi kõik mõjud ära, et mis on mõjutatud, vaadatakse, mis on enne, mida soovitakse saada ja sealt saab siis need vastavad fookused. Ja mõtteviisi, hoiakute, uskumuste kindlasti väga palju erinevaid olulisi projekte läheb muutma inimese mõtteviisi või seda, mis varem on mõjutama tema uskumusi. Aga ometi on ju paradoks, mina küll näen ja kuulen väga tihti, me mõtleme digitaliseerimisest, me mõtleme protsesside süsteemide keeles, aga jääme hätta, et defineerida seda muutust siis käitumise ja mõtteviisi tasandil. Et jah, kuidas seda teha, üks võimalus oli selles samas lähenemises. Me peame seda kuidagi fikseerima, et inimestel oleks võimalik teha, aga mis siis muutub selle sama mõtteviisi, mille poolest nüüd hakkab olema erinev ja kui me ei suuda seda tuleviku olukorda kirjeldada, siis on seda väga raske maha müüa ja jääbki see ähmaseks. Just, ja kui me läheme mõtteviisi, hoiakud ja uskumusi muutma, seda tähtsam on siis aidata inimene läbi selle muudatuse, sest see mõjutab otseselt inimest ennast. No väga hea. Protsessid on siin veel ja süsteemid ja võtmekäitumised, ja, mis on need kriitilised käitumised, mida me siis tegelikult muutma lähme, mis meil enne on ja mida me tahame, et meil pärast ka olemas oleks. Suurepärane. Ja, no aga lähme edasi, meil on natukene aega veel jäänud ja just nii palju, et Berit saabki kokku võtta just kinnistamise osa, et see on see Atkari mudelis, see viimane täht ega kõige pikem, sest harjumused võtavad aega. Et Berit, mida teie tegite? Ma kõigepealt tahan eelmise Polli kohta öelda, et mul on nii hea meel, et see mõtteviis ja uskumused ja hoiakud välja tulid. Kui te mäletate minu mõjuanalüüsi lehte, siis ma ütlesin, ma tõin välja need 5, millega äritarkvara projektijuht saab tegeleda. Ehk te juba ise kirjutasite alla sellele, kui teadlikud tellijad te saate tulevikus IT-projektides olla. Ehk muutused hoiakutes ja mõtteviisis on need, millega saab ettevõttes sees väga edukalt tegeleda. Aga eks kogu selle muudatuste juhtimise juurutamine ettevõttes oli meie enda jaoks ka üks päris suur muutus ja mida me siis tegime, et see muutus päriselt kinnistuks, et inimesed kasutaksid. Ma olen toonud siia järgnevale 3 slaidile nüüd meie selle projekti alguse one-pageri pealt need laused, ma isegi ei kavatse neid kõiki ette lugeda, aga räägin sellest mõttest. Ehk alustuseks meil oli väga selge eesmärk. Me tahtsime, et klientide ja töötajate rahulolu tõuseks tänu sellele, et Directo äritarkvara on edukalt kasutusele võetud. Ja miks see on tähtis? Rahul klient tingib rahul töötaja ja vastupidi ka, kui töötaja on rahul, siis ta saab tekitada kliendis rahulolu. Ehk kui edu on sõnastamata, kui sponsor ei mõista oma rolli, kui muudatuse mõju ei ole analüüsitud ja inimesed ei ole sellest teadlikud, kui muutused ei ole juhitud, siis tekib vastupanu ja ka meil on oma tööd oluliselt raskem teha. Ehk tööõnn kannatab. Kõik teavad, mis on täna IT-sektoris tööjõuga toimumas, et siin ei tohi lasta kellegi õnne ära kaduda, ei töötaja ega kliendi oma. Ehk meil oli väga selge eesmärk ja meil olid ka kriteeriumid, mille järgi me saime vaadata, et millal meil on eesmärk täidetud. Ehk ühtne metoodika, et me käsitleme oma projekte mitte koolitussarjadena, vaid tõeliste muudatuste juhtimise projektidena ja kliendid on oma rollides ilusti kaasas. Ja panime ka kirja need asjad, mis on olulised
et me tõesti oskame kommunikeerida neid väljakutseid, tunneme ennast ka kindlalt, sest meil on tööriistakast olemas, kui sponsor vastabki laua taga meile, siis mida me teeme. Kliendi ja enda rahulolu on tähtsal kohal. Me näeme ja klient näeb ka meid võrdse partnerina ja väärilise partnerina, ehk me koos hakkame seda tegema, mitte meie üksi ei tee või ei hakka kuskil üksteisele vastu töötama. Meil on Adkari metoodika, millest inimesed on teadlikud, meil on tööriistad ja ka juhid on kaasas ja toetavad sellel teel, mitte nii, et me andsime nüüd tööriistakasti ja head teed teil minna, et seda tuleb pidevalt edasi arendada. Ja võib-olla need sellised pehmed asjad veel, mida me tegime. Ma panin siia kirja sellise lause nagu muudatuste juhtimine seljaaju tasandil, et kõlab imelikult, aga tegelikult mida ma selle all mõtlen? Mõtlen seda, et meie eesmärk ei olnud see, et igas projektis igal sammul tõmmatakse taskust 5 A4 välja küsimustikega ja pannakse muudkui klienti neid täitma ja siis kõik projekt läheb nagu ludinal. Et tegelikult oli peaasjalikult eesmärk tekitada see teadlikkus, kui oluline roll on muudatuste juhtimisel ja tekitada see kompetents, mida me siis teeme, kui me märkame ohumärke. Ehk need tööriistad ei pea igal hetkel olema käeulatuses, vaid sa juba teedki oma tööd teistmoodi. Sa juba märkadki asju ja sa juba juhidki seda projekti, mitte nagu koolitussarja, vaid tõelist muudatusprojekti. Bürokraatiat hoidsime madalana, ehk ei kirjutanud inimestele ette, millisel hetkel mis tööriistu kasutada. Jah, me panime protsessis need kohad paika, kus mingi asi võiks sobida. See oli ühine kokkulepe, mitte meie ette kirjutatud edasine tööstiil. Aga inimesel on endal õigus ja võimalus otsustada. Inimesed on võrratult erinevad, seega on ka projektid võrratult erinevad ja erinevates kohtades sobivad erinevad asjad. Isikliku kasu nägemine. Projektijuhid said aru, et neil on endal lihtsam tööd teha, kui neil on vähem vastupanu tee peal. Me lasime neil harjutada. Me kirjutasime kokku päris praktilised kaasused, päris olukorrad, päris projektid ja lahendasime neid üheskoos. Ja ka see kindlasti, et me andsime neile vastused küsimusele, et kuidas muudatuste juhtimise olulisus ka klientideni viia. Et see oli tegelikult ühtepidi oli vahva, kui see koolitus kõik sai tehtud, et vot nüüd me teame hästi, nüüd läheb kõik palju paremini ja sa lähed kliendi juurde, aga tema ei tea midagi sellest ju. Sa pead hakkama otsast peale seda kõike rääkima. Et ka see küsimus saaks ilusti vastatud. Ehk need on need asjad, mida ma ise pean eduteguriteks, et muutus kinnistuks. Ja siia lõppu ma tahtsin korra näidata teile seda kolmnurka veel. Ehk kogu see jutt, mida ma täna olen rääkinud, tegelikult keskendub selle kolmnurga peale ja keskendub siia keskele sellesse edusse. Kui on eesmärk ja kui taburetil on 3 jalga, mille peale, see on kõik ühe pikkused ja mille peale saab toetada, siis see taburet seisab püsti. Sinna peale saab lausa istuda. Ehk ma julgustan kõiki ka oma projektides võtma see kolmnurk ette ja mõtlema, et millised tükid on meil olemas ja millistega peaks veel natuke tööd tegema. Nii, väga hea. Eriti aitäh, et siinkohal võib-olla lõppu oleks hea küsida ka korra teie käest, et kui te nüüd seda kolmnurka vaatate ja veel kord ühe korra, siis lähete sinna Polli keskkonda, siis mul on seal veel üks küsimus lõpetuseks, et millise aspektiga te projektis tahaksite ise paremini tegutseda. Jah, et kõik need aspektid on ju tegelikult olulised, et mis on siis see, mis teie jaoks vaatate oma projektile peale, on see kõige olulisem, millega paremini tegutseda. Ja tihti tuleb see muudatuse juhtimine siin välja, et ei vaadata seda kui eraldi nurka, vaid integreeritakse seda kuidagi siia projekti juhtimise sisse. Ometi on oluline, sest need on 2 erinevat asja. Ja teine sponsorlus kindlasti, et just, et kuidas saada siis see juht kaasatud, see kõige õigem juht kaasatud ja ka see, et teadvustaks, mis on tema roll ja kuidas ta siis peaks käituma, mida tegema, eks ole, algusest lõpuni. Väga hea.
No nii, aga lõpetuseks Eke, sina vedasid seda projekti koos, et mis on sinu need olulised nüansid, mis sa siit nüüd kaasa võtsid direktorist? Ma arvan, et Berit võttis väga hästi selle kokku ja see oli huvitav ülevaade, et ainult seda võib-olla oskangi siin veel öelda, et rääkida juurutamisest, digitaliseerimise projektides, rääkida sellest inimestele arusaadavas keeles, et kui see on projektijuhtidele suunatud, siis niiviisi tõesti, et see neid kõnetab, eks sama Beriti soovitus bürokraatia vabalt. Mulle väga meeldis, kuidas direktorist see lähenemine oli see, et see pakilisuse tunne tekitada läbi mineviku mingite raskete kliendilugude või olukordade, kus oli kõigile tunnetada, et meil siin oli keeruline, et kui need olukorrad võtta ette ja seal joonistada välja, kuidas me saaksime teha või parandada, et see tekitas sellise mõnusa lükke, nii et kõigis organisatsioonides on selliseid kogemusi minevikust võtta, millele ehitada uutmoodi tulevik ja protsess ja teine, ma arvan, väga hea õpimoment meile kaasa, et teie tänaste protsessidega siduda või otsida seda ühenduskohta, et kuhu siin tegelikult see muudatuste juhtimine saaks kõrvale sobida. Et hakata pihta väikestest sammudest siit samast nüüd, pannes kõrvale lihtsalt sellele täna eksisteerivale protsessile inimfaktori poole muudatuste juhtimise ja seda põimumist õnnestub teha ju igas projektis on mingisugused võimalused, isegi kui on vähe ressursse. Et kuidas saada maksimummõju väheste tulemustega. Aga aitäh sulle, Berit, põneva sissevaate eest ja väga praktilise kogemuse jagamise eest. Aitäh teile. Aitäh, Berit, tõesti väga põnev oli ja ma näen, et siin inimesed peavad lahkuma. Meil on 11.31 juba kell. Suur tänu osalemast, saadan teile slaidide järgi muudatuste uuringu küsimustiku järgi natuke kasulikku infot veel. Loodan, et saite ka ise siit mõne mõttetera või vähemalt ühe mõttetera kaasa ja edukaid muudatusi. Mis muud? Mõnusat päeva jätku kõigile. Aitäh! Kohtumine järgmises klubis, jah? Absoluutselt. Ja kellegi on küsimusi, võib mulle otse kirjutada. Kellegi on mingi väga raske muutus digitaliseerimises. Muidugi, hea meelega vastan. Ja, väga hea. Aitäh!